Jah, oli aegu, millal aeti taga jäätist suisa Eesti erinevatest otstest, oli tegemist defitsiidiga, praegu saab igalt poolt. Ja praegu, eriti suvel, kus kihutatakse ühest Eestimaa nurgast tihtipeale teise, ilmad on taas suurepäraselt, sõidetakse Muhustki teinekord niimoodi läbi, et ei pandagi tähele, ega õigemini ei panda tähele, aga ei teatagi, et meil on olemas omal, ei ole vaja kihutada Prantsusmaale, meil on vaata, et oma veinimõis olemas. On see nii? No päris nii ei ole, sest meil on veinitalu, et mõisa meil ei ole, aga veinitalu meil on küll. Ehk Eesti esimene veiniturismi talu asub Muhumaal Vahtraste külas ehk Lüsser ja Mathiesen Muhu veinitalu avati sellel kevadel. Ja pikalt juba tegelikult see veinitraditsioon, kui kaugele see ulatub, millal te tegema hakkasite? No me alustasime oma tegevusega alles paar aastat tagasi ehk 2 aastat tagasi istutasime omad esimesed viinapuud aga Eestis on muidugi veini või viinapuid kasvatatud juba mõnda aega. Ütleks niimoodi, et viimase 10 aasta jooksul on tegevus saanud populaarsemaks, aga meil on alles alguses ja 2 aastat tagasi said esimesed taimed maha pandud. Kas see Soomest paistis, et Eesti on natukene lõuna pool, et siis siin kasvab see, muide meil laua peal on ka üks viinapuu, Mari või Mari, puu ise? Jah, Soomest vaadates on lõuna pool küll, aga mina olen ise siin juba aastast 2000 asunud või elanud ja tegutsenud, et selles mõttes. Aga ja tõin tõepoolest ühe viinapuu kingituseks ja küsimuses on nüüd Rondo nimeline viinapuu ja see on üks neid, mida me oleme siis Muhu mulda istutanud. No aga meie kliima siiski on üpris tõenäoline, et see viinamari, vaatamata, et on Rondo, mingi muu, ei saa valmis. No risk on alati olemas, et kui tuleb väga halb suvi, nii siis võib olla see probleem, et mari ei jõua koguda piisavalt suhkrut või muidu tuleb halb saag. Aga sama probleem on tegelikult olemas enamus maailma, eriti vana maailma parimates piirkondades. Bordeaux, kui on halb suvi, veinist ei saa mitte midagi head. Burgundias on täpselt sama. Ja need riskid on tegelikult olemas igal pool ja need sordid, mida me oleme siia istutanud, on spetsiaalselt külma kliima jaoks aretatud. Ehk need küll saavad hakkama. Ehk siis tavaliselt see varras siiamaani on mulla sees. Täpselt. Väljas on ainult see osa. Täpselt, väljas on see osa ja see ongi niimoodi, et seda, kui siin on rondo, nii tegelikult rondod on ainult siit ülespoole kasvava osa. Et see, mis siin allpool on nii-öelda pooki alus, ehk see rondo on poogitud selle spetsiaalse pooki aluse otsa ja siis pooki alus on veel valitud meil näiteks spetsiaalselt Muhu pinnase tarbeks või jaoks. No aga kui see mari valmis ei saa, siis olen midagi kuulnud ka seguveinidest. Jaa, seguveinid pakuvad meil väga palju huvi ja tahame kindlasti proovida või neid valmistada ka. Juba Eesti Vabariigi ajal Lüsser ja Mathieseni veinitehas valmistas hästi palju viinamarja ja marjaveini segusid. Ja meil on sellised mõtted ka, et see on üks võimalus, et juhul kui mari ei saa väga küpseks või väga suhkru rikkaks, nii kompenseerida seda suhkruvaesust näiteks magusa marjamahlaga ja kääritada koos ja saada huvitavaid maitseid nagu näiteks maasika riisling või midagi taolist. No see kõlab juba maasika riisling, see juba kõlab niivõrd uhkelt. No see kõlab huvitav ja ma usun, et tänapäeva, kui tarbija otsib sellisi huvitavaid maitseid, huvitavaid aroome ja ei ole enam nii nagu kitsa vaadepilguga või sellega, kui veinitööstus iseenesest on, et kui vaadata, mis toimub näiteks õlleturul praegu, seal on kõik erinevad maitsed esindatud peaaegu ja tarbijad on väga õnnelikud. Aga tuleb siis mingi vahuveini võimalus ka siis veel? Jah, vahuvein on teine, mida me kavatseme kindlasti valmistada ja on ka teine variant, et vahuveini valmistamises see marja suhkrusisaldus ei ole nii oluline kui näiteks lauaveini puhul. Et siis ongi hea, et mari on natuke hapukam ja... Varsti panete suure tehase püsti? No suurt tehast ei pane püsti, aga ikka veinitehase tahaksime ehitada, et kunagi vanasti asus Toompeal Thysenhauseni majas Eesti suurim veinitehas ja me tahaksime oma tehase ehitada Muhku. Võib-olla Pruulikoda võiks olla õigem nimetus, et väga suur sellest tehasest ei saa, aga tahaksime teha sellegi poolest väga ilusa, et rookattus ja klaas ja vana Muhu traditsiooni ühendatud modernse arhitektuuriga. Hakatakse Muhus veini tegema. Mine tea, olete üks päev üle maailma kuulsad ja Muhu laul läheb tõeks, et kuidas oli väike Muhu väinas, väike Muhu saar ja kes when you don't believe it, come yourself and see. Et tulge vaatama. Aga see ei ole ju pelgalt selline veinimõis või veinitalu. Tegemist on terve suure puhke kompleksiga.
no jah, nii võiks vist öelda, väga suur, noh, meil on 10 tuba, 10 2-tuba ehk majutame kokku 20 inimest ja vajadusel siis, kui on grupid ja sellist natuke rohkem ka. No aga sinna tuleks ilmselt ette teatada, te olete ju suhteliselt popiks muutunud. No ei tea, no üsna suur huvi on küll praegu publikul ja nüüd see puhkuseperiood muidugi meil on suhteliselt täis, et mõningaid vabu tubi veel on, aga jah, tundub, et rahvas on juba saanud meist teada nagu mingil määral, mis on muidugi järgmist tore. Kas Muhu elanikud ei vaata nii nagu veidi imelikult, et need seal midagi teeb viinamarjadega, pole siin ju kunagi mingit viinamarja olnud ja nüüd tuleb üks keegi hull soomlane, et hakkas midagi tegema? No osad vist vaatavad, aga samas pean küll ütlema, et näiteks Muhu vald on võtnud meid suurepäraselt vastu, teised majutusettevõtted kaasa arvatud näiteks kõige uhkem või selles, kes ongi Mõis ehk Pädaste Mõis, teeme koostööd toredalt ja nii, et mõned muidugi vaatavad nagu natuke viltu ka, et see liiklus külateel nagu tiheneb ja nii edasi ja mõni hull ikka vahel kihutab ka ja selliseid probleeme vältimatult või neid tuleb, aga üldjuhul on rahvas küll võtnud meid väga hästi vastu. Ja talu on iseenesest tegutsenud juba 15 aastat, et nüüd eelmisel suvel lihtsalt üks hull soomlane abiellus nii-öelda perre, et tegevus ei ole nagu ainult minu, vaid tegevus on pereettevõte, tegemist on pereettevõttega, kus mina olen ainult üks nii-öelda mutter. Aga väga tubli mutter. Kui neid mutreid ei ole, muide, ükski mehhanism koos ei seisa. Nojah, vist nii võiks öelda. Tore, aga edu teile ja me nüüd räägime pisut ka sellest, et teadupärast see veinitööstus ei ole see, millega väga ruttu rikkaks saab. Aga kuidas veidi jõukamaks saada, sellest meie järgmine jutt.